Nii, tere hommikust. Ilus esmaspäevane hommik, jälle külmaks on läinud. Mis teha? No, mida vanemaks ma saan, seda rohkem mulle meeldivad külmad ja külmem see parem. Eriti meeldib mulle jääkülmades mererandades jalutada. Ihu üksinda. Väga hea, soovitan kõigile. Aga aeg on väikseks mõtiskuseks. Mõtlesin, et räägin täna natukene Hiinast. Miks Hiinast? Et see on huvitav teema, sest see kattub nagu natuke teemaga nagu viha. Et ma olen nagu täheldanud, et Eestis on käsk kuidagi Hiinat vihata. Ja no olgu, kui on põhjust, siis peab vihkama muidugi ka, jah. Aga see on põhjust, see ongi see küsimus. Kuidas tekib viha? Viha tekib sellest, et esiteks on endal mingi kogemus, eks ju, halb kogemus. Siis on, ütleme, kas on lähedastel inimestel, eks ju, pereliikmetel, sõpradel on olnud halb kogemus. See kandub üle, eks. Sama rahvusel on olnud halb kogemus. Ja alles siis tulevad igasugused narratiivid ja kirjandusteosed ja ajalookirjutused ja muu selline värk, jah. Ja ma küsingi enda, kas mul on Hiinaga mõni halb kogemus? Vastus ei ole ühtegi nagu, võib-olla mõne hiinlasega, aga see on ka väga selline, pigem mitte mul on hiinlastega väga palju positiivseid kogemusi tegelikult olnud. No, ainuks võib-olla negatiivsed kogemused, mida ma suudan hiinlastega, mis mul on olnud, on noorte hiinlastega, kes on selle ühe lapse poliitika, ma ei tea, jutumärkides siis ohvrid või, et nad on tihti nagu ära hellitatud ja siis on võib-olla selline raske nagu suhelda. Ja nad käituvad nagu natukene mitte kultuurselt. Ja Hongkongis ka nagu näeb, eks ju, kes tulevad vahetult enne aasta vahetust pidu panema või siis nad ei ole väga meeldivad inimesed. Aga samas nad ei ole ka otseselt ebameeldivad ja pigem sellised, lollid lapsed, eks ju, aga mingit nagu viha tunnet või sellist nagu küll ei teki, eks ju. Aga mul on ka väga positiivsed kogemused mandriinlastega, nii et ma ei ütleks, et mingit viha kuskil saaks olla, jah. Ja kas lähedastel on hiinlastega halbu kogemusi? No ka ei ole, eks ju. Ja siis küsimus on see, et millest see Hiina viha? Ja see mõtiskuse mõte tegi sellest, et mul tuli listi, tuli mingi kutse, oli mingi konverents, eks ju, et kuulata mingi ettekandeid ja teema, kui ma eksi, oli India. Ja nii kui ma seda teemat nägin, ma hakkasin kohe ja samal ajal hakkasin lugema seda kava läbi, eks ju, ja siis samal ajal hakkasin lugema arve peas ja ma teadsin, enne kui ma 10 jõuan, Hiina on paha teema kohe üleval. Ja oli ka, et oli üks ettekanne umbes, et meil on Eestis on paha naaber ja Indial on ka paha naaber ja nojah, teada, kes see naaber on. Nii et jah, et mis minus tekitab segadust on see, et kui ma käisin, eks ju, Hongkongis ja Macaos, eks ju, siis pidin piirikontrollides pidevalt käima, sest Hongkongi ja Macao vahel on ka ju piirikontrollid ja siis ma käisin, kui ma läksin Hongkongi, sisenesin, Hongkongist lahkusin 2, eks ju. Sisenen Macaosse, lahkun Macaost, eks ju. Siis sisenen uuesti Hongkongi, lahkun Hongkongist, eks ju. No päris palju tuleb käia ja ma pean ütlema, et kõikil oli väga-väga meeldiv ja viisakas suhtumine. Ääretult meeldiv. Palju meeldivam kui näiteks Eestis või ja eriti šokeeriv oli see, et kui ma tulin Amsterdamist tuli lennuk maha, eks ju. Hommikul vara 6 paiku, eks ju. Kaugel selle maandumisrajal. Briti pilootule vabandas, et meil on see kauge antud, eks. Et niipea, kui ma saan lennukist välja, on sinna paigaldatud mingisugune toru, käed kästakse kohe üles tõsta, eks ju. Siis läksin läbi otsimine, eks ju, mingi neegri naine tuleb, patsutab läbi. See on kurat, et see on nagu täielik, ma saadun mingise õuduste kuupasse või kuhu ma olen sattunud. Ja see oligi, aga Hiinas mitte midagi sellist ei. Läksin Renoiri ja need Cézanne'i maale vaatama, prantsuse impressionistid, eks ju. Enamikel maadel pole klaasi ka ees. Pane kas või nuusi mida ninaga, ma lõuendat vaata, kuidas see on maalitud, eks ju. Kogemus on minul Hiinaga, ütleme, väga positiivne, eks ju. Ma ei ole Mandri-Hiinas käinud, põhjus oli see, et mul nüüd aega. Ma ei tahtnud oma Gmaili ja YouTube'i neid kaotada, aga
TikTok oli küll huvitav, kui ma Hongkongis, ma TikToki tavaliselt ei kasutagi, aga ma kuulsin, et see pidanud olema keelatud Hiinas ja siis ma mõtlesin, kas Hongkongis on ka äkki keelatud. Läksin lehele ja seal oligi blokeeritud. Ei saa. Nii, kes on TikToki sõbrad, Hongkongis see sõprus on läbi. Ja siis see tegelikult ma oleks võinud 9 päevaks ka minna 8 päevaks, mis mul üks päev ikka seda Gmaili vaja on ja minu meelest saab kuskil ümber ka suunata, et siis ikkagi näeb ta kuidagi. Aga siin on sularaha probleemid ka, et seal ei saa vist sularahasesti, et nad tahavad igasugused, et inimesed mobiilidega maksaksid ja see mulle väga ka nagu ei istu. Et siis ma nagu ei hakka. Jälle ma arvan, kui ma lähen, siis ma tahaks küll korra vähemalt seal lähedal, mis on lähedal, need linjad ära vaadata. Mingi päevareisile võidki minna või midagi sellist. Jah, ja teine on siis turvalisus, kui see konverents Indiast, eks ju, ütleme, tore, India on tore maa, kultuuriliselt väga rikas maa kahtlemata, aga ma küsin väga lihtsa küsimuse, et kui te kästaks võtta üksinda väike seljakott, eks ju, ja minna matkama, kuhu te läheksite, kas te läheksite Indiasse või Hiinasse? Ja vastake ausalt. See on fakt, et ütleme, eriti kui naisterahvaga tegemist, eks ju, sa ei lähe Indiasse. See ei ole nagu koht, kus sa tunneks ennast hästi ja mugavalt. Aga Hiinas, ma tea, Hongkong on nagu hästi suur selline linn ja täiesti 100% turvaline, täiesti turvaline. Ja muidugi valuprobleemid on, eks ju, on see Dalai Lama, eks ju, ja Tiibet. Ja. Dalai Lama jäi hiljuti vahele väga räige kuriteoga. See on täiesti olemas õige video, eks ju. YouTube'is on võimalik ka seda vaadata. Seda hakati nagu, see poisi, see oli põhimõtteliselt seksuaalne ahistamine, eks. Ja see on kultuuriline, me saame valesti aru ja meil on rikutud meel, aga ei. Peale kauba on Dalai Lama on lääne kultuuriga väga lähedaselt seotud on juba lapsest saadik, ta teab, eks ju, ja tiibetlasi on ka intervjueeritud, küsid, kas on teie kultuur selline, see teie ei ole, loomulikult mitte. Ja isegi kui on kultuur, mis hõlmab endast sellist käitumist, siis ei. Ja mis sellest videost mulle silma jäi, mida võib-olla teistele jäi nagu vähem, ma ei tea, võib-olla mõnele inimesele jäi veel silma, aga oli silma, et see ei olnud selline olukord, mis oleks uus. Et see oli väga tõsine tuttavlik ja selline käitumine. Ja see on selles mõttes, et Dalai Lama puhul on väga levinud selline iidoli kummardamine või kuidas seda nimetada, et mina väga positiivselt suhtusin temast pikki aastaid. Aga pärast selle video nägemist ja muidugi Dalai Lama ka propageeris eksperimentaalvaktsiine, eks ju. Siis on selge, et asi on süngem. Ühes foorumis oli üks tiibetlane, kes ütles, et kui ta oleks valida, siis ta tahaks, et Tiibet oleks iseseisev riik. Ja ta tahaks seda, aga kui tal on valida selle, kas see on Tiibet nii nagu ta oli enne, ehk siis feodaalne, orjanduslik ühiskond, eks ju. Või see, kui ta on praegu Hiina all, siis ta valiks praeguse olukorra. Nii et sellega on ka väga palju minu meelest öeldud. Ja on need Sogyal, kes oli Sogyal Rinpoche või kellel oli see suur seksuaalskandaal oli ka, kes pidas haaremiks seal. Ja jah, see ei ole meil on maailmad ette pilt, mis ei ole päris õige. Ja see on ka võib selline natuke karmim teema. Aga mina tahtsin öelda, et seda, et kommunismi teema ka, et ütleme, Hiina on see, et kas Hiina on mina olen ühtegi hiinlast kommunisti näinud. Ja ma arvan, et tegemist on mingisuguse näo päästmise operatsiooniga, et tõepoolest mingil hetkel nad olid kommunistlik riik, väga ebameeldiv riik, kõik see ütleme niimoodi. Aga on sellest loobunud, aga ametlikult loobuda võib-olla ei saa, sellepärast, et siis see näo kaotamine võib-olla teema. Ma arvan. Ja tegelikult on tegemist ikkagi väga kapitalistliku ühiskonnaga ja mingit kommunismi seal ma näinud ei ole. Aga kui ma kohtan mõne hiinlasest kommunistiga, siis ma kohe annan teada ja teen selle kohta ka kindlasti mõtiskluse, aga siiani pole õnnestunud ühtegi näha. Mis on väga huvitav. Et mõtiskluse mõte on selles, et minu isiklikud kogemused Hiinaga on olnud positiivsed. Hiina pole mulle mitte midagi kurja teinud, mitte kunagi. Järelikult ma ei näe mitte mingit põhjust Hiinat vihata. Ja ma ei liitu sellise seltskonnaga, kes
ma ei tea, kas meil on mingi osa mingi süsteemist, me peame rääkima, et Hiina on kuri ja Hiina on paha ja Hiina on bla, eks ju, no mina seda kurjust ei näinud, võib-olla kui ma sinna elama läheksin, siis ma hakkaksin kohe mingit õudset kurjust nägema, aga ütleme turistina, nii palju kui ma olen Macaos ja Hongkongis käinud, mitte midagi. Väga-väga meeldiv ja väga kena paik. Nii et elagu Hiina!